Pean muidugi alustama oma sõnavõttu vabandusega. Ma tõepoolest vabandan, et ma kahtlustasin, et Karmen Joller on siin juttu ajades joobes. Ta kinnitas, et ei ole. Ja see paneb meid palju pikantsema olukorra ette, et ta ajaski seda juttu kaine peaga. Ja jutt on ju täiesti pöörane. Alustuseks tuleb öelda, et meil on muidugi kõigi aegade kõige kehvem või läbikukkunum valitsus Eestis üldse. Ja raske on siin sellist pingerida teha, et kes on suurem läbikukkumine, kas mõnekümne häälega siseminister või mõni teine, mingi põllumajandusminister, kes meil siin on, et võtta üks ja viska teist või rahandusminister, kes on kogu oma elu rääkinud mingist korras rahandusest ja toob meile aastast aastasse eelarved, mis on absoluutselt Eesti pankroti kursule pannud. Selle kõige kokkuvõtvaks, selliseks kõige lihtsamaks kirjelduseks on, ma arvan, inimesed, te ei ela päris maailmas. Teil ei ole nagu mingit kontakti reaalsusega enam. Ja seda minu meelest me nägime nüüd siin umbusaldamise debati käigus küll uuesti jälle, tõesti, ei tea, kas nutta või naerda, et teil puudub kontakt reaalsusega. Peamine, millest te oskate rääkida, on see, kuidas kõik teised on süüdi, siis mingid nõudlikud ministrid tulevad siia ja nõuavad Riigikogu liikmetelt aru, miks te nii või miks te naa või kas te ikka olete korralikud vabatahtlikud või mida teie üldse olete teinud või teadnud. Ja ei tulda siia, et vastata küsimustele kuidagigi, näidata, et on olemas mingisugune arusaamine oma vastutusest oma valdkonnas. Et on olemas arusaamine sellest, et on asju, millega ei ole hakkama saadud, ei ole ka mingit ligilähedalegi katset veenda enda tööandjat ehk parlamenti selles, et püüan paremini. Seda lootust meil siit ei tule ja ega, kui tunnistan ausalt, ega ei olnudki eriti juba algusest saadik, meil ei ole usku, et Karmen Joller saab püüda paremini, see lihtsalt ei ole, inimestelt ei ole mõtet nõuda midagi, mis ei ole nende võimete kohane. Aga mõned asjad ma tooksin sellest umbusalduse debatist siiski välja. Esimene on selles, minu meelest sai küll täiesti selgeks see, et Karmen Joller isiklikult ja Reformierakond siis kollektiivselt on naiste vihkamise erakond. Lihtsalt naiste vihkamise erakond. Et kui me küsime, et miks te ei ole mitte midagi ette võtnud selle jaoks, et naiste tugikeskustele raha juurde anda, saavad 1 000 000 eurot, see raha viimati päriselt kasvas siis, kui EKRE oli valitsuses. Selle asemel antakse 7 korda suuremaid summasid riigieelarvest LGBT-le ja võrdõigusvolinikele ja ma ei tea, mis kõikvõimalikele programmidele, transideoloogia edendamise programmidele, siis ta räägib meile täiesti siiralt, et küsimus on prioriteetides ja et ega naiste need samased varjupaigakeskused või tugikeskused ei ole kõige tähtsamad asjad, et muud asjad on tähtsuse järjekorras ja ütlebki meile sisuliselt ilusti ära, et see ei ole tema jaoks tähtis, see ei ole mingi asi, millega tema tegeleks või mille pärast ta muretseks, et tal on teised tähtsamad asjad. Ja selle jaoks, et mitte rääkida sellest, kuidas ta ministrina on läbi kukkunud kõige haavatamate naiste kaitsmisel, hakkab meile rääkima mingisugustest vulasoolistest transudest ja isegi siin näitab oma täielikku ebakompetentsust, paneb transud ühte patta homodega. Ei ole sama asi. Transud on need inimesed, kes hommikul tõusevad üles ja arvavad, et nad on teisest soost, kui nad päriselt on, ja siis eelkõige siis mehed ja siis lähevad naiste riietusruumi, naiste sauna, naiste sporti ja tihtilugu lõpeb see asi seal mingisuguse vägistamiskatsega. Ja ei ole sama asi, mis homod, et ärge nagu isegi sellest ei saa aru. Ei saa ka sellest aru, et transu asja ajamine on naiste õiguste ja naiste turvalisuse vähendamise ajamine. Ei saa aru, ei saa aru lihtsalt. Sellest ammugi ei saa aru, mis asi on raha riigieelarves ja kuidas sellega tegeletakse, mida selle kuhugi suunat. Mitte midagi ei saa aru. Lihtsalt raha on seina sees, siin need näited sellest, kuidas haigekassa rahadega liigutatakse või kuidas toimub mingisugunegi majandamine selles suures valdkonnas. Ei saa aru lihtsalt. Küll aga saab aru sellest, et kõik teised on süüdi. 6 aastat tagasi olnud valitsus on süüdi, et tema valdkonnas on laga täna. See on selge, seda me teame, millised parteid on süüdi.
nõudlikult nõuab, et teie parlamendiliikmed peate mulle tulema tegema siin ära selle kodutöö, et kust siis raha riigieelarvesse tuleb. Aga näe, parlamendiliikmed tegid selle kodutöö ära, see ei sobi. Parlamendiliikmed tegelikult ei pea seda tööd tegema, see on valitsuse asi. Valitsus toob meile eelarve, no me siin nikitseme, midagi natuke liigutame, aga tegelikult on see teil endal kokku lepitud. Ja kui sa seal laua taga ei suuda enda valdkonnas kõige väiksemalt rahastatud, kõige tähtsamaid valdkondasid kuidagi kaitsta, siis sa oledki läbikukkumine. Oledki täielik läbikukkumine. Aga noh, süüdi on keegi teine ja tegelikult Putin. Putin on see, millega siis lõppkokkuvõttes, see on see lõplik argument, et kõik, kes ei kiida meid, kõik, kes ei ole nõus meiega, kõik, kes julgevad kritiseerida meid, no see on ikka selline jutt, mida Putin meil räägiks. Ma ütlen, et veel kord vabandan, ma arvasin, et seda juttu aetakse purjus peaga. Tuleb välja, et ei, täitsa kaine peaga.